Austatud kolleegid, jätkame retoorika teemalisi vestlusi. Täna me alustame, kui rääkida Euroopa uue aja retoorikast, siis see on põhiliselt ongi metafoor. See teistes traditsioonis metafoor ei ole nii tähtis, aga Euroopa traditsioonis eriti uuel ajal, eriti uusimal ajal ja eriti nendega, kes eriti retoorikat ei tea, need lingvistid ja filosoofid, et see on täiesti põhiline asi. Ja hiljem me räägime miks. Natuke tuletame meelde, millest me räägime. Keel ja keele kasutamine on selleks, et rääkida maailmast. Retoorika on sellest, et korrastada seda juttu. Ja siin nagu tähtsamad ülesanded, et kuidas maailma asja korrastada. Nimetamine, me sellest rääkisime. Nimetamine, seal on kaks põhilist mehhanismi. Nimi, seal on all juhtub olla nime kõige iseloomulik vorm on päris nimi. Ja sellele vastab enam-vähem Skandinaavia heiti. See on heiti, see on nimetamine läbi, ütleme, sellise okasionaalse synonüümi, kui te lubate mul seda sõna kasutada. Ja siis teine võimalus on parafraas. Ja see oli meil Skandinaavia terminoloogias kenning. Ja üldse, kui me võtame need maailma retoorilised ja poeetilised traditsioonid, siis Skandinaavia poeetika on keskendunud nimetamisele. Kõik muu nagu vahel on, aga see ei ole tähtis. Nii. Sellest kolmas võimalus, millest me ei ole rääkinud, see on antonomasia või ümbernimetamine. Ja traditsiooniline, kui me rääkisime, traditsiooniline epiteet, mis on kinnistatud ja seal ei ole kohta loominguliseks fantaasiaks või uuenduseks. Traditsiooniline, Achilleost võib nimetada Peleid isa järgi või Nereid ema järgi, aga või Nereida ei ole ema nimi, aga ema kuulus Nereidide hulka. Nii, aga see tähendab, et siin loogikat ei ole. See on isa järgi, aga need on kinnistunud. Kui jutt tuleb Peleidis, siis me teame, et see on Achilleos ja mitte keegi teine. See on antonomaasia, traditsiooniline. Ja on moodne. Filmis Roheline raamat, kui olete näinud, seal, kus see peategelane, kes kirjutas väga, no tegelikult seal teine peategelane talle dikteeris, väga sellist kunstipäraseid kirju oma naisele ja siis, kui ta tuleb uksest välja, siis sugulased ütlevad, Shakespeare tuli. See on Shakespeare ta on ainult selles kontekstis. Aga kõik saavad aru, et see ei ole Shakespeare. See on nimelt see Tony Vallelonga. Või, aga siin me teame, kes see oli. See nimet öeldus Shakespeare on mõeldud Vallelonga, aga võib-olla, et me ei tea, kes on. See näide mul internetist, ütleme, keegi fašist on kutsunud, helistanud sulle telefonis. Ma ei tea, kes ta on ja pole üldse mitte fašist, aga lihtsalt see tähendab, et see, kes helistas, ta mulle eriti ei meeldi. Või ta kasutas mõnikord, et kasutas seksistlikku terminoloogia, et kutsu see tšikk siia või midagi sellist. See on elust enesest näide, kui üks
teadlane helistas ja tahtis rääkida minu abikaasaga, siis üks minu lastes ütles, üks kolhoosi esimees helistas sulle. Miks ta oli kolhoosi esimees, sest ei rääkinud intelligentset eesti keelt. See tüüp. Ja erinevalt Shakespeare'ist me ei teadnud, kes see kolhoosi esimees on. Aga pärast tuli välja. Vot see on antonomasia. Vabandust. Antonomasiast on kerge üle minna metonüümiast ja seda tegelikult võib vaadatagi ka kui üht metonüümia vormi, aga metonüümiast me veel täna ei räägi. Rääkisime 2 minutit korda võrdlusest, seal erinevad tüübid, kõige levinum või vabandust, kõige arenenum võrdluse teooria on Araabia-Pärsia traditsioonist ja sest võrdlusest võib tulla metafoor, sellest me räägime. Vahepeal ma unustasin omadust, siis meil on nimetamine, siis me iseloomustame seda epiteedidega, nii traditsiooniliste kui moodsatega. Ja epiteedis on varjatud metafoori potentsiaal. Nii. No vot, aga siis nimetamise kõige väljaarenum traditsioon seotud nimetamisega on Skandinaavia, võrdlusega kõige väljaarenum traditsioon on Pärsia-Araabia luule. Epiteedi kohta no vot ei ole eriti, võib-olla slaavi kõige rohkem. Nii, sellest me rääkisime ka, et kas võrdlus või sarnasus. Tähendab, võrdluse selline täiskuju on 5 elementine. See, mida võrreldakse, millega võrreldakse, võrdlussõna ja võrdlusalus. Ja vot selles Pärsia-Araabia traditsioonis on keskendunud selle aluseks. Erinevalt Euroopa traditsioonist. Mille alusel me võrdleme. Ja siin me rääkisime ka sellest, et ütleme, traditsiooniline aristoteelelik arusaam on see, et on 2 objekti, nende vahel on neil on mingi ühine omadus ja siis me neid võrdleme. Me rääkisime möödunud kord sellest, et see ei ole nii. Seal on see, millega võrreldakse, projitseerib oma omadusi sellega, millega võrreldakse. Kui Jaan käitub nagu siga, see ei tähenda, et siga käitub nagu Jaan. Nii. Ja siin on veel oluline asi võrdlustel ja metafooridel on kultuuri kontekst. Vot, kui see on Inglise Ameerika kultuuris kõige tavalisem asi, kui öeldakse, et vot, minu auto on nagu siga. Ja see, ma olen proovinud Eesti auditooriumis küsida, mida see võiks tähendada ja mitte ühtegi õiget vastust ma ei saanud aastate jooksul. Ja. Aga nagu te saate aru, et see tähendab seda, et ta õgib bensiini nii nagu siga õgib.
ta ei ole ökonoomne. Ta ei ole halva iseloomuga, ta ei ole räpane, ta ei ole, aga vot kulutab liiga palju bensiini ja see on spetsiifiline Anglo-Ameerika traditsioon. Nii. Esimene osa on see, mis me rääkisime, kord ma tõin näiteid võrdlustel Hamletist, Shakespeare'i Hamletist ja rääkis, et neil on metafooride potentsiaal. No ütleme, Taani on ütleme, täisvõrdlus oleks, Taani on ahistav nagu vangla. Siis võtame nagu ära, saame, Taani on ahistav vangla, see on ikka võrdlus. Või jätame nagu, võtame ahistav ära. Taani on nagu vangla, ikka võrdlus. Taani on vangla, see on juba peaaegu metafoor. Aga kui me ütleme siin vanglas, mõeldes siin Taanis, siis see on metafoor, aga selles metafoori sees on metonüümia. Mis asi on metonüümia, räägime järgmine kord. Ja. Või surm on on nagu tundmatu või avastamata maa, ja? Ütleme, avastamata maa, ütleme, nüüd ma lähen avastamata maale. See tähendab, nüüd ma viskan sussid püsti, mis on ka metafoor. Ja, või see. Ka see meil oli möödunud kord, et see elu, tähendab elust ei ole juttu, jah? Aga see The Sea of Troubles, murede meri, see murede meri on elu. Vabandust. Nii, möödunud kord me põikasime korraks Pärsia-Araabia traditsiooni või Araabia-Pärsia, see on õige. Me tuleme veel korraks sinna tagasi, aga täna ma tahan natuke rääkida sanskriti poeetikast, mis on no vähemalt mitte vähem arenenud teooria kui Vana-Kreeka. Ja ma palun vabandust kuulajate selle eest, et mul ei ole järjepidevust, ja? Sest ma võtsin need terminid erinevatest allikatest. Mõnes kohas on korrektsem seal, aga mõnes kohas need diakriitikud on ära jäetud. Siis ma palun selle eest vabandust, aga nii. Bharatamuni oli, see loetakse traditsiooni loojaks. Millal ta elas? No, ta ei elanud 400 aastat, ta elas selles vahemikus. Tegelikult nad kõik ei ole dateeritud, aga kaudsete tunnuste järgi. Nii, teda loetakse sanskriti poeetika rääks. No tegelikult ta käsitlenud mitte luuled, aga draamad, nagu siin on ka, see on draamaõpetus, Natja Shastra. Aga seal ta toob sanskriti esteetika keskse termini, see on rasa. Väga raskesti tõlgitav, aga umbes esteetiline elamus. Aga see on tegelikult, nagu mõned need terminid on sellised, mida põhimõtteliselt nad ei olnud defineeritud, aga nagu arusaaja peab aru saama. Vot siin on rasa. Ja? Või kas eesti keeles umbes, kas see rokib?
Ja, see on rasa. Nii, süstemaatilisemad teosed on Bhamaha ja eriti Dandini Kavya Alamkara. Siin mul diakriitikat ei ole. Alamkara on enam-vähem kaunistus või ilustus või midagi sellist. Vahel kirjutatakse M-iga, vahel N-iga, aga see on see sama. Ja see peab olema umbes nagu pehme N või palataliseeritud N, midagi sellist. Alamkara. Siin on isegi, ma vaatasin, see on huvitav seaduspärasus ingliskeelses tekstis, siis kui räägitakse luulest, siis on tavaliselt alamkara, aga kui räägitakse muusikast, siis tavaliselt N-iga. Aga see on üks ja sama, see on kaunistus. Nii, Kavya Alamkara, see tähendab, see on luule kaunistused. Ja Dandini Kavya Darsha, see on luule peegel. Siin Dandini, no, see ei ole veel kõige süstemaatilisem, aga see, ütleme, need kaks on klassika ja eriti Dandin oli populaarne ja ka väljaspool Indiat. Siin on lisaks alamkaarele stiili ja stiilil on erinevad omadused, sellest võib-olla räägime eraldi ja siin on huvitav tal eristus, guna ja alamkara. Guna on nagu luulestiil ja alamkara on nagu üldiselt kogu esteetika seisneb kaunistustest ja väga jämedalt öeldes, et mida rohkem kaunistusi, seda kaunim tekst. Seda suunda me näeme ka hilises Pärsia esteetikast, kus lõpuks aeti pill lõhki. Aga nii, mida rohkem kaunistus, aga samas see peab olema läbipaistev stiil. Need kaunistused ei tohi varjata seda teksti. Nii, need teosed on pühendatud, no, ütleme, ma ei taha kasutada sõna vorm, aga ütleme struktuurile, välisele struktuurile. Kavya Alamkara sutra Vamana traktaat. Ta ei ole nii kuulsa, aga ta toob sisse väga olulise asja, et stiili puhul on spetsiifiline luulestiil, see riti. Aga minu jaoks, ma pean ütlema, et kõik need traktaadid, Dandini ma olen kunagi ja Bahamat olen kunagi pisteliselt lugenud, ülejäänud on mul sekundaarsetest terminitest. Aga Anandra Vardanat Vanyalokat ma venekeelses tõlkes olen väga põhjalikult möödunud milleeniumis läbi töötanud. Ja see on väga oluline, väga huvitav tekst. No mis asi, et Vanyaloka, see on Dhvani valgus. Umbes nii, et meil on, kujutame ette, selline lamp, ütleme paberist lamp ja seest on valgus. See on nagu luuletus. Me näeme seda lampi ja näeme, et seal on valgus, aga me ei näe seda küünlat näiteks. Aga see küünal on sees. See on see, aga see asi, Dhvani ei ole materiaalne küünal, aga see on
selline, ma ei taha öelda luulehing, aga see Tvani Anandravardhana järgi, see on see, mis teeb luulest luule. Mitte kaunistused, aga see sisemine mingisugune asi, mõnikord seda tõlgitakse minu meelest valesti kui vihje või allusioon. Et nagu tekst sellest ei räägi, aga tegelikult räägib. Nagu otseselt ei räägi, aga kui me ei saa aru, et ta sellest räägib, siis me ei saa aru tekstist. Tхванist ma tahan rääkida, hiljem see ei ole meie tänane teema. See on keerulisem asi või lihtsam asi kui metafoor. Ja see on teine. Nii, aga vot need on alankaarade tüübid. Ma pean ütlema, et ma moderniseerisin, see ei ole autentne sanskriti terminoloogia. Kõla, kujundi ja tähendus. Aga sellegipoolest need üsna selgelt eristuvad. Anupraža, see on häälikute kordus, ei ole päris alliteratsioon, see on kuul. See tärn ei tähenda midagi, et umbes seal on rõhk või midagi sellist. Nii, ta on mul ka tõlgitud kuskil. Jah. Need eesti keeles umbes nii. Suguvõsale suguvõsa väärtust loo suguvõsa kaitsjana. Need on need sõnad, mis on kasutatud. Nii, no saate aru, kui ilus. See on anupraž. Ja maka on huvitavam. Need on, siin kasuta, see ei ole tautoloogia, see on homonüümid. Või ütleme heteronüümid. Tähendused on, kõla on sama, tähendused on seotud, aga mitte identsed. Ja siin, seda mul ei olegi siin tõlgitud, siin nagu see nauting seisneb selles, et kuuleja või lugeja saab aru, et see on teine. Vot siin tхара ja tхара ei ole päris seesama, aga nad on seotud. Nii. No tegelikult see jamaka on midagi juba vahepealset, kõla ja tähenduse. Aga nagu te mäletate, Aristotelese süsteemis on olemas figuurid ja troobid. Need on figuurid, aga need kaks on troobid. Rupaka, see on vormi andmine, umbes metafoor. Ja mida ma jätsin vahele? Ma jätsin vahele sanskriti poeetikast võrdluse käsitlust. Võrdlus on upama ja nagu Aristoteleski, see rupaka on lühendatud upama. Aga mitte päris. See on erinevus Euroopa metafoorist. Kui Aristotelese näide, et Achilleus hüppas nagu lõvi, see on võrdlus, siis Achilleus hüppas kiiresti nagu lõvi, siis lühendame, siis Achilleus nagu lõvi ja lõpuks lihtsalt lõvi hüppas, aga mõtleme Achilleust. Antonomasia,
tegelikult, mis on metonüümi ja metafoori õde. Niisiis, kui lõvi hüppas, aga mõtleme Achilleust ja saame aru, et jutt on Achilleust, mitte lõvist. Aga Rupaka puhul nad sulavad kokku. Achilleus lõvi on üks ja sama ja tema hüppas. Achilleus lõvina hüppas, sest ta on lõvi. Ja Laksana on enam-vähem nagu metonüümia. Nii. See on selline nagu moto, et see on võrdlusmetafoor nagu käevõrvad ja käega kaunistavad naise keha, nii kaunistavad alankaarad luuletust. Ja et mida uhkem, seda parem. No vot, see kuule siia, kuule tam, kuule ašva, kuule palika. Ja mõtleme, et see selline asi ei ole spetsiifiline sanskriti poeetika jaoks. Sellised asjad on, kohtume erinevates kohtades ja ma toon edaspidist näited Vene traditsioonist. Aga enne väike, ma ei tea, kõrvalepõige sissejuhatus. Komi keel on kolmas soome-ugri keeltes, kes sai kirjakeele. Pärast Ungari ja Karjala, muide mitte Soome. Nii, aga võt Karjala ja Ungari said ladina tähestiku. Aga komikeel sai oma tähestiku, mille nimi oli abur. Mitte jabur, aga abur. No, A, see oli esimene täht. A ja teine täht oli nimega bur, see on see abur, nagu abits. Nii, see oli, kuidas see juhtus 13.–14. sajandil, kui Permi tuli, mitte eriti kaugelt, aga ikkagi tuli missionär Stefan, kes on pärast kuulutatud pühakust, on Permi Stefan. Õigeusu traditsioonis on erinevad pühakute graadid ja mis ei ole need samad, mis Lääne kirikus ja tema on nimelt Svititsil. Svititsil on selline pühak, kes ei ole märter, kes ei ole mingisugust kangelastegusid teinud, aga kes on, esiteks ta peab olema hierarh, näiteks piiskop, nagu see Stefan, ja teiseks ta pidi olema, elama eeskujulikku elu ja tegema palju kasulikku asju. Stefan tegi, mis ta tegi? Ta tegi koomile abitsat, tegi koomile grammatikat ja tõlkis koomi keelde tähtsamad piibliosad ja jumalateenistust. Ja ei elanud eriti kaua. Ja, no vot, aga ta lõi sellist abitsat. Ja sellest, et ta lõi. No, aga ta oli umbes nagu Kirillos ja Mefodius koos. Ja ta lõi ja sellest sai traditsioon. Ja sellest kirjutati raamatuid sellest tähestiku abil. Need raamatud ei ole säilinud. On säilinud ainult mõnedel ikoonidel ja mõnedel raamatul see on inskriptid. Ja on mõned raamatud, mis seal Permi kandis on tehtud, kirjutatud, kus see
vist mitte eriti kirjaoskaja kirjutaja, ajab segamini slaavi ja abur tähestikku ja kirjutab läbi segi neid. No ütleme, tundub, et see on selline kirjaoskamatus või selline disleksia vorm näiteks. Väljapaistev keeleteadlane Trubetskoi kirjutas, no üldiselt kirjutas saksa keeles, aga vahel sinna olid vene tähed, vahel kreeka tähed sisse, aga vahel nad üldse olid nagu ümber pööratud. See on selline disleksia vorm. Aga see võib olla, ütleme, siin see ei kujunenud süsteemis, aga näiteks Jaapanis kujunes, kus on originaalsed tähed on Hiina tähed, ganjid, sinna tuli peale katakana ja mis on see, et ei ole niimoodi, et seda teksti kirjutame ganjides, seda katakanas. Ei, kirjutame niimoodi, et üks sümbol on ganji, teine seal kõrval katakana. Ja veel kõige kihvtim on see, et sinna on veel hiragana. No, seda ma näen Jaapani tekstis väga harva, aga hiragana oli üldse huvitav asja, et alguses mehi õpetati need ganjisid ja siis seda katakana, aga naisi ei õpetanud. Ja siis nad leiutasid ise endale salakirja, mis oli see hiragana, mis näeb absoluutselt teistmoodi välja. No vot, ja Jaapanis võibki niimoodi läbi segi kirjutada, aga vot selles vene või komikeeles ei saanud, aga sai. Mõned tekstid on sellised. On säilinud praegu umbes 300 sõna, mis on kirjutatud selles tähestikus, sest see pärast Stefani surma see traditsioon hääbus, inimesed enam, ilmikud enam ei kasutanud seda, välja arvatud mõned spetsiifilised. Ja seda kasutati kloostrites ja jumalateenistuses, aga kuskil 100-150 aasta pärast ka jumalateenistuses kiriku slaavi keel surus neid välja. Aga no üldiselt see on üsna unikaalne vene õigeusu traditsioonis. Vene õigeusu traditsioonis esiteks missionääre praktiliselt ei ole. No mis tähendab vene õigeusu missionär? Algus läheb sõjavägi ja siis mingid papid tulevad järgi. Aga see, no, Stefaniga ei olnud päris see asi, sest see ala oli juba tükk aega enne valutatud, aga ja veel. Tema ei osanud ainult komikeelt. Ta õppis ka undburdi keele ära ja ütleme, oli, no ma ei julge ta nimetada fenogristiks, aga tal oli selline, no vähemalt suur huvi nende keelte vastu. Komi ja vist ühe ja Mordva ei ole praegu korrektne nimetus, aga ühe nendest Mordva keeltest ta oskas. Nii, no vot, no ühesõnaga elas selline püha mees, elas ja suri ära. Ja siis mõne aja pärast Epifani tark, ka pühak muide, kirjutas talle geograafia, pühaku lugu. Aga siis vahepeal juhtus selline asi, et osmanid, türklased väga kõvasti surusid Bütsantsi ja seal Bütsantsist need targemad inimesed said aru, et tuleb varvast lasta. Ettevaatlikumad. Ja kuhu nad läksid? Läksid Balkanitesse, kus olid ka kristlikud õigeusu maad. Aga osmanid seda ei jätnud ja hakkasid ka seda survestama. Ja siis suur osa kirjatarku, kui kasutada evangeelset, läks edasi Moskooviasse. Moskva riik oli kujunenud siis suurimaks õigeusu riigiks.
suurimaks, aga kaugeltki mitte kõige kultuursemaks. Ta ei saanud võrrelda Bulgaaria ja Serbia kuningriikidega. Aga seal asi oli üsna ruttu hapuks läinud ja üsna palju need haritud mehi, enne kõike vaimulikke, tulid mõned Moskvasse, aga enamus Kiievisse. Ja mis nad tegid? Nad nägid, et need kohalikud räägivad päris halvasti oma emakeelt. Ja õigemini slaavi keelt. Aga kiriku slaavi keel, te teaksite, ei ole idaslaavi keel, aga lõunaslaavi keel. See on praktiliselt vana Bulgaaria keel. No, nii et bulgaarlased teadsid sellest rohkem. Aga see, ja siis nad hakkasid parandama seda asja. Muidugi seal oli ka teine tendents, mis läks mis mõjus sarnaselt, oli ka kohaliku kirjaoskajate ja haritlaste soov puhastada kiriku slaavi keel kõnekeelest. Kui te juhuslikult õpite kiriku slaavi keelt ja siis hakkate lugema teksti, siis näiteks mul ei ole eriti suur probleemi lugeda 11-12 sajandi tekste, aga täiesti metsik on lugeda 14, 15, 16 sajandi. 17. sajandil läheb jälle kergemaks, sest vene keel hakkab peale suluma. Aga siin oligi see idee, et tuleb kirjutada mitte nii, nagu räägitakse, aga nii, et oleks seal hästi palju alamkaarasid. Hästi palju kordasid. Ja see hakati nimetama teine lõunaslaavi mõju, see on 14-15 sajand. Ja töötasti välja sellist stiili, mis ületas analoogia Bulgaarias ja isegi Bütsantsis, seda hakati nimetama sõnade punumiseks. Sõnade punumine, siin on selge metafoor sellega, nagu üldse punumisega, vaiba punumisega. Või teine variant oli, niisiis see oli plitение sloves, aga teine variant oli vitsie sloves. Ütleme, umbes nagu sõnade kudumine. Sõnad on materjal, milles me teeme teksti, nagu niidist või sellest lõngast me teeme midagi kasulikku, nii ka lihtsalt ei saa sõnu niisama visata sinna teksti. Tekstil peab olema tekstuur ja sõna tekst ja tekstiil ei ole ka eesti keeles juhuslikult kooskõlas. See on päris hea selline alamkaara siin. Teksti tekstuur peab olema tekstuaalne. No vot, ja siis see on sellest агеографиast, ta kirjutab, Единый инак един, все единый, уединенный, уединяясь, единого Бога. Mul see, mis ta on, see teisintellekt mul tõlkis eesti keelde, mis on, ei anna seda edasi. Siin üksik ja üksildane, единый, уединенный ja уединяясь, ta on juba seal eraldatud ja eesti keeles ei olegi sellist sõnaliiki nagu vene keeles deprичастие. See on, ütleme, veel hullem kui partsitsiiv. Ta on eraldatud ja veel see eraldamine on seal temas protsessis, selles eralduses. Ta on уединенный и уединяясь. Nii, et üks munk, see oli see jedin ei ole muidugi ükskõik, aga ta kõik üksne. See on nagu Jumal. Mulle meeldis rohkem ladina tõlge, see on ka arvuti. Unus monachus, unus totus unus, et soliturios, see siin ka hakkas streikima. Ta ladina keeles ei ole ka seda deprичастие. Nii, ja
punumine muutus, see mõjutas ka teksti väljanägemist. Enne seda olid siin mingisugused loomakesed ja koorn on siis loomne. Aga võt, see, kui hakati sõnu punuma, siis tekkisid ka sellist teistsugused ornamendid. Ma toon veel ühe näide. Да яс многогрешный, неразумный, последуя словесам похвалений Твоих, слово плетущее, слово плодящее, словом почитайте, мнящее от словеса похваления, сбирая и приобретая, приплетая так и пока глаголя. Nii, see on, miks see on huvitav, et ta ise, see on nagu automata kirjeldus, ta siin räägib, mis tehnikat ta kasutab, ta sõnu, mis ta teeb siin, sõnu punub, jah. Siin on oluline, et esiteks need sõnad pannakse kokku nii kõla kui ka tähenduse variatsioonid. Mina palju patune ja vähe mõistlik. Palju ja vähe, aga patune ja vähe mõistlik on nagu koos. Ja siin nagu ta vastandab ennast temale. No, eesti keeles ka enam-vähem tuleb välja arvatud kõla. Ja siin see on Olga Fjodorovna Konovalova on seda püüdnud esitada kui värssi, mis on vale, aga mis seal, ma ei tõmmanud alla, et see on riimid. Вожа забывшим, обретателя погибшим, наставника прельщенным, руководством ослепленным, чистителя оскверненным ja nii edasi. Siin igaüks tähendab silpi. Muidugi ta oleks võinud märkida seda, et siin esimestes on naislõpud, viimastel kahel on daktilised. Aga ütleme, see tekst on läbi punutud sarnaslustega, aga ka segmenteeritud riimidega. Umbes see, mida kreeka keeles nimetati homoteleuton. Ainuke asi on siin, et ta ise homoteleuton, see tähendab lõppude sarnasus. Nii et mis meil seal on? Meil on nii alliteratsioonid kui lõppude sarnasus. Ja niimoodi läbi punutud. Nii, see on siis 15-16 sajand. Aga see ei ole üldse seotud ainult selle ajaga. Velimir Hlebnikov oli Vene futurismi selline kultuslik figuur. 21-aastasest vist suri süüfilisest. Kodusõja ajal ei olnud üldse mingit ravi. Suri suurtes piinades. Miks ma naeran? Mitte sellepärast, et see on lõbus, aga ja mitte sellepärast, et see tekst. Tema sõber, kunstnik Matjušin, joonistas sureva Hlebnikovi ja allkirjutanud, et Hlebnikov viimane sõna jah, последнее слово да. Muuseas, yes oli see sõnum, mille pärast John Lennon abielus Yoko Onoga, sest ta leidis selle pildi peal. Nii, okei. Ja võt nii siis viimane sõna da. Kontekst oli natuke teine. Need, kes olid seal juures, ütlesid, et Matjušin küsis Hlebnikov, see trudno umirać? Da. Kas sul on raske surra? Jah. No vot, aga kujutage ette
Alliksaart ja Apolinääri korraga, aga Apolinääril võtame need pildid ära. Midagi sellist oli Hľebnikov. Nagu ütles tema sõber Majakovski, kes mõned Hľebnikovi austajad ja Majakovski vihkajad ütlesid, et Majakovski varastas Hľebnikovi paljaks, aga Majakovski ütleski, et Hľebnikov on see, kes teeb toorikuid. Poeet для производителя. Ta on see poeet mitte lugejate jaoks, aga poeet nende jaoks, kes hakkavad seda kasutama. Ja Majakovski muidugi kasutas. Hľebnikov oma teosed ei kogunud. Kõik, mis avaldati tema ajal, need, mis sõbrad varastasid talt ja andsid trükki. Ta hoidis oma käsikirjad, tal ei olnud kuskil öelda mitte kunagi. No võib-olla lapsepõlves oli. Kusjuures heast perekonnast oli. No, täiesti selline kodutu. Aga üks asi tal oli padi. Ja ta sellest padja pööras ta hoidis oma teosed, aga aeg-ajalt ta kaotas padjas ja siis võttis uue ja siis kogus sinna uusi. Nii, ja siis vennad Burljukid, David ja Nikolai, kes olid ka futurismi rajajad, aga kaugeltki mitte nii andekad kui see, aga nad olid rikast perekonnast ja nad said lõpuks Hľebnikovi mingisuguse toa. Ja kui läksid ära, siis David Burljuk korjas maast seda lehte ja sellest sai selline vene futurismi kultuslik tekst. Seda avaldati. Ma loen ette. О рассмейтесь, смехачи, о засмейтесь, смехачи, что смеются смехами, что смеянствуют смеяльно, о засмейтесь, усмеяльно, о рассмешись на смехальных смех усмейных смехачей, ой, смейся рассмеяльно смех над смейных смеячей, смеево, усмей, а смей смешики, смешики, смеюнчики, о рассмейтесь, смехачи, о засмейтесь. Kogu luuletus on ühe tüve peale üles ehitatud. Hľebnikov ise seda nimetas, see käänamine on vene keeles skvanение, aga tema nimetada skarnение, tüvestumine. Tal on see, et sõna sisemine käänamine. Леса обезлисили, леса обезвосили, леса обезлисили, леса обусели. Metsad jäid ilma rebaseta, metsad jäid ilma põdradeta, metsad jäid kiilaks. Lesa обезлисили, леса обезвосили, леса обусели. See on sõna sisemine käändamine. Need ei ole üldse sama tüvi, erinevad sellest siin. Aga üks järgmine kord räägime paranamaasiast. See on üles ehitatud paranamaasia. See on nii. No, mida see tähendab? No üldiselt isegi me ei tea, mis tähendab smehhač. No me kujutame ette, et see on inimene, kes ise naerab ja tekitab naeru teistes. Ja see on selline ise naera, üldiselt smehhač, ta on see, kes tekitab naeru, aga et sina ka naera nüüd. Ja nii. No, see on ka omamoodi lingvistiline eksperiment. Aga suugi ei pruugi olla lingvistiline eksperiment. Samal ajal, 1908, Andrei Bevõi, üks vene sümbolismi juhtiv esindaja, ka eksperimenteeris samas valdkonnas, aga ainuke asi on siin, et ta futuristidel oli zaum. See mõiste taga peaks olema. Minu kadunud sõber Rein Kruus tõlkis seda transmentaalne. Zaum on
see on üldse mitte Hlebnikov, Hlebnikov oli selline slaavi šovinist, ma ütleks. No mitte niimoodi, sest sinna kuulus ka Tatari, Türgi ja kõik, ja ütleme Euraasia šovinist. Aga transmentaalne on, no aga sisu annab üle, see on mõistetagune keel. See ei ole see keel, mida me mõistame. See keel, mis on ürgsem kui meie mõistus. Belejil ei ole mingisuguseid transmentaalsuse ambitsioone. Tal on teine ambitsioon, mida ma siis püüan praegu selgitada. No, alguses ma loen. See on tormitu tsaar. No, üldiselt eesti keeles ei ole niisugust sõna tormitu, aga vene keeles ka ei ole niisugust sõna nagu bezburni. See on ilma tormita tsaar. Ja? No, üldiselt me saame aru lõpuks, et see on jutt nimetamata Kristusest. Aga niisiis. Безбурный царь, как в старой лазури бури токи. В лазури бури свист и ветра свист несет, несет, метет и вьет свинцовый прах далекий, прогонит, гонит вновь и вновь метет и вьет. Воскрес сквозь сень древес, я зрю очес мерцанья, твоих очес сквозь чахлые кусты, твой бледный хладный лик, твое возликование, мертвы для них, как мертв для них воскресший ты. No, ma ei viitsin siin lõpuni kõik ära. Ja? See on muidugi tüüpiline sõnade punumine. Ja siin ta kasutab nii sarnaseid sõnu kui ka samatüvelisi. See torm on nagu selline juhtmotiiv siin nii kõlas kui tähenduses. Kogu see Kristuse kuju, ta on tormitu tsaar keset tormi. Ja see on, ütleme, Bioi nagu idee. Võiks öelda, et me kasutada sellist Anandravardhana terminoloogiat, siis see, mis me näeme, on see nagu lampi kese, aga sees on Kristus, mis valgustab, aga kes ei ole nimetatud. See on nagu dhvani, aga no muidugi üldiselt need on siin alankarad erinevalt. Nii, mis oli tänase vestluse moraal? Et esiteks, et retoorika sarnased figuurid ja troobid esinevad erinevates traditsioonides. Neil on, no üldiselt oleks kummaline, kui üldse ei oleks, sest kõik räägime inimkeeli, aga keeled on erinevad, kultuurid on erinevad, traditsioonid erinevad ja kasutuse traditsioonid on erinevad, aga siiski on palju sarnast. Jah, sellega ma täna lõpetan.